Blois'sse jõudes avaldab meil kõigepealt võimalus vaadata huvitavat lohede etendust. Nimelt asub siin otse kuninga lossi esise väljaku teises otsas Robert Houdini maagiamaja, mis tegelikult on muuseum. Muuseumi loojaks on tuntud prantsuse illusionist Jean-Robert Houdin, kes on ka Blois sündinud. Peale kõige muu oli mees veel ka leiutaja, kellassepp ja automaatmehhanismide tootja. Lohede etendus, mida võib näha iga päev, ongi üks näide tema loomingust ja võimetest. Kindlasti oleks palju huvitavat vaatamist ka majas endas, kuid seda ei näe ette meie ajakava. Kuninglik Blois loss koosneb 4 tiivast, mis on ehitatud erinevatel aegadel ja erinevates stiilides ning võimaldavad jälgida Prantsuse arhitektuuri arengulugu. Esimesena ehitati siia keskaegne loss. Selle ehitamist alustasid Blois graafid juba 10. sajandil. Kahjuks on sellest hoonest tänaseni säilinud ainult Blois graafide saal. See kuninglikeks vastuvõttudeks mõeldud 13. sajandil ehitatud gooti stiilis saal on omataoliste hulgas Prantsusmaa suurim. Järgmisena valmis Louis XII tiib, mis on ehitatud kivist ja tellistest aastatel 1498–1503 hilisgooti stiilis. Just selle tiiva ehitamisest algas lossi kuninglik ajalugu. Louis XII lossi osa ühes otsas asub Saint-Calais kapel. Selle aknavitraažidel on kujutatud rida lossiga seotud sündmusi ja isikuid. 16. sajandi renessansi näidiseks on François I tiib. Üks renessansi esimesi šedöövreid, mis tähistab uue ajajärgu saabumist arhitektuuris. Itaalia viimistlus koos suurepäraste keeltreppide ja kauni fassaadi kaunistustega. Aknad on raamistatud pilastritega, mis lähevad korruselt korrusele. Etteulatuv karniis koosneb filigraansete kivinikerduste reast, mis on omane just Itaalia arhitektuurile. Orleani Gastoni tiib on ehitatud viimasena, aastatel 1635–1638. Hoonet peetakse Prantsuse klassitsismi pärliks. Selles hoones köidavad tähelepanu monumentaalne trepp ja suursugune kuppel. Tema saalides korraldatakse vastuvõtte ja ajutisi näitusi. Omaette seisab lossi territooriumil veel Duffoy torn. Selle kõrvalt terrassilt avaneb hea vaade Loire'i jõele ja allolevale vanalinnale. See on ka ainus säilinud osa kunagistest lossi kaitserajatistest. – 1841. aastal kuulutati Blois loss kuningas Louis Philippe'i käsul ajaloomälestiseks. Alustatud taastamistöid juhatas arhitekt Félix Douban, kelle meistritöödeks on ka lossis olevad lae- ja seinamaalingud. Loss muudeti muuseumiks ja tänapäeval on tema haldajaks Blois linn. Igal aastal külastab lossi ligi 370 000 turisti. Blois lossis on kokku 564 tuba, neist 100 on magamistoad ja 75 treppi, millest kasutusel on praegu aga 23. Igas ruumis on kamin. Loss on olnud elupaigaks 7 Prantsuse kuningale ja 10 kuningannale. Lossis ringkäiku tehes ei suutnud mina küll enam varsti orienteeruda, millises tiivas parajasti asusin. Ühest uksest sisse, teisest välja, pidevalt ühest ruumist teise, trepist üles, siis jälle alla. Palju ilusaid tube, veel ilusama mööbliga.
kuninglikud magamistoad, galeriid, erinevates stiilides saalid, seintel rasked gobeläänid. Kogu see ilu ja suursugusus hakkas lõpuks lihtsalt väsitama. Küll aga jäi meelde Katariina di Medici tuba oma salakapikestega, kus ta hoidis pudeleid ja kotikesi mitmesuguste mürkidega. Oma ringkäigu lossis lõpetame aga esimese, keskaegse lossi kuninglikus vastuvõtusaalis. Selle ehitas krahv Thibaut 1214. aastal ning ta on säilitanud oma esialgse ilme 2 kõrge ja pika kaarvõlvistu näol, mis on kaetud dekoratiivsete puitpaneelidega. Saal on mõtteliselt jaotatud 6 sambaga pooleks. Kes soovib, võib istuda ka kuninglikule troonile ja end pildistada lasta.